täna on 28. november ja ma teen selle video lihtsalt enda jaoks, sest ma tean, et see kuu ma olen rasedaks, ma juba tean seda. Ma ei tea, mu sisetunne on lihtsalt nii tugev, ma lihtsalt tean, et see kuu juhtub. Nii et kohtume paari nädala pärast. Nii, täiesti õige. Täna on siis 10. detsember, ja ma just eile jõudsin tegelikult Eestist koju. Ja mu päevad olid siis 3 päeva hiljaks jäänud tänasega. Ja ma nagu otseselt väga palju ei loodnud midagi sellepärast, et nagu ma justkui nagu teadsin sisimas, et see võib nagu olla. Ma isegi tegin selle klipi siia paar nädalat tagasi. Aga samas ma nagu julgen midagi loota, sest et nagu aega on juba nagu 5 kuud või on niimoodi olnud, et nagu midagi ei ole tulnud. Ja siis mõtlesin, et okei, et ma teen selle testi ära. Ja ma isegi ei hakanud seda filmima, sest ma mõtlesin, ma olen nagu filminud ja nagu negatiivne on olnud, ja siis vaatan esimene läheb positiivseks. Siis tegin kähku teised 2 kraad, kõik läheb positiivseks kohe nagu. Ja siis ma mõtlesin, et okei, esimene reaktsioon tahaks kohe Kasparile öelda. Aga ma ei taha nagu, ma alati mõelnud, et ma ei taha talle nagu lihtsalt öelda seda, vaid ma tahaksin nagu osta midagi ja siis nagu läbi selle talle öelda. Ja nüüd ta on juba ammu üleval tegelikult ja ma pidin tegema näo, et mitte midagi ei ole. Ja nüüd ma lähen Hiinakasse, ostan midagi, ma veel ei tea mida täpselt, midagi väikse lapsega seoses. Ja siis ütlen talle, et näed, mul on varajane jõulukink sulle. Ja siis vaatame reaktsiooni, mul nagu reaalselt, mul nagu süda paha sellest, et nagu öelda talle, sest ma olen nii elevil. Ja ma ütlesin talle, et ma lähen Hiinakasse, sest ma tahan jõulutulesid osta, ma olen sellest juba mitu nädalat rääkinud, et ma tahaks midagi jõulutulesid meil osta, et nagu jõululikum tunne oleks kodus ka. Tore ühes on nagu nii ilusti kõik ära kaunistatud, et tahaks kodus ka nagu jõulumeel olla rohkem, muidu meil on nagu mitte midagi jõululikku seal. Ja siis mõtlesingi talle, et ma lähen Hiinakasse korrast ja küsis miks. Siis ma mingi, et jõulutulesid ostmist ja nagu davai. Ma täiega lootsin, et ta ei taha muga kaasa tulla ja õnneks ta ei tahtnud. Nii et ja lähme Hiinakasse, ostame midagi. Ja siis oh my god, siis ta saab ka varsti teada. Haige, täiesti haige. Ta ei oska seda kindlasti oodata, kuigi ma eile ütlesin talle. Mul on paar päeva hiljaks jäänud, siis ta ütles, see on tavakas. Kuigi tegelikult minu puhul see nii tavakas ei ole, et mul niimoodi hiljaks jäävad. Eelmine kuu jäid ka tegelikult, aga siis nagu hakkasid, paar päeva jäid hiljaks, siis hakkasid. Aga tavaliselt mul hakkab alati nagu täpselt päeva pealt. Nii nagu äpp näitab ja või isegi päev varem. Et tegelikult minu puhul see nii tavakas ei ole. Aga sellepärast siis mõtlebki, et või ei oskagi oodata seda ilmselt. Siis ma arvan, et muidu ta mõtleks, et ma oleksin talle seda öelnud, et ma ei hakkasin mingit, ta oskaks seda kindlasti oodata, et seal see kingitus on see. Nii äge, ma nagu, see on täiesti uskumatu, ma ei oska isegi neid tundeid kirjeldada. Nagu nii äge lihtsalt, et oh my god, nagu nii äge, uskumatu lihtsalt. Nagu sa oled nagu mingit asja nii väga oodanud ja siis sul on juba siuke tunne, et võib-olla seda juhtugi ja siis see nagu juhtub ja siis see on nagu siuke ootamatu, aga nii nagu naljakas on see, et aeg on ju nii kähku läinud, et ma praegu 24 on ju ja kui baby sünnib, siis ma olen 25, sest et ma juba guugeldasin kohe, et millal nagu see tähtaeg oleks siis ja näitab minu sünnipäeva kanti, mis on veel täiesti haige teema. Seepärast ma olen terve elu mõelnud, et ma tean, et minu laps sünnib augustis. Ma ei tea, lihtsalt nagu ma ei ole nagu sellele keskenduma jäänud, isegi viimastel kuud ma ei ole sellele üldse mõelnud. Aga kunagi ammu juba ma mõtlesin sellele, et nagu minu sünnipäeva kanti raudselt lihtsalt nagu siuke sisetunne on nagu olnud ja nüüd nagu tulebki augustis. Ja see kui nagu, ma nagu
võin kellegiga rääkinud sellest praegu, et see oleks ma siin patrongi nii palju. Aga põhimõtteliselt siis, kui sünnib, siis ma olen juba 25, aga mul on ikka siuke tunne, nagu ma oleksin mingi 16 ära saa. Nii, ma mõtlesin, ma istun korraks siia parki maha ja räägin siin natukene veel, et siis on kõige nagu mõremad emotsioonid sellega seoses. Mul on nii hea, et ma olen Hispaanias praegu, keegi ei saa aru isegi, mida ma räägin. Aga põhimõtteliselt mul sümptomeid isegi põhimõtteliselt ei olegi olnud. Ainuke asi võib-olla on see, et mul viimastel päevadel siuke nagu suht pingeline oli ka, siis ma pingelist olukordades tundsin, et kuidagi nagu süda läheb pahaks natukene, aga samas ma olen nii harjunud sellega, et mul natukene on kogu aeg süda paha, kuna tihtipeale, kui mul on laktoositalumatus ja tihtipeale ma ikkagi söön asju, kus on laktoos, siis see on minu jaoks mega tavaline. Et nagu ei ole midagi hullu olnud, aga lihtsalt siuke natukene nagu süda läigib, hästi natukene nagu mitte midagi hullu. Ja niimoodi nagu hooti, et ta nagu ei jää nagu pikaks ajaks, aga lihtsalt nagu hooti. Ja siis, mis veel, et eile ma jõin kohvi liiga palju. 3 kohvi jõin, aga ma olin nagu tohutult väsinud. Lennusõidu ajal nagu magasin ka ja ma olin lihtsalt nii väsinud, ma kõndisin Stockholmi lennujaamas ringi niimoodi, et ma olin nagu täiesti lihtsalt silmad lihtsalt vajuvad kinni. Et nagu see oli küll, täna mul seda väsimust ei ole, aga võib-olla see veel tekib. See oli, siis ma mõtlesin, et samas nagu päevad on kohe hakkamas, et päevadega on ka nagu väsimus. Ja siis eile mul veits nagu alakõhus käisid ka siuksed hästi nagu pisikesed siuksed krambid, aga üldse mitte nagu päevade oma. Aga samas nagu see oli jah siuke, et võib-olla on ka päevade oma, et nagu ma ei tea, vaata. Et need nagu nii sarnased sümptomid nagu päevade algusega. Ja okei, võib-olla see ka, et nagu rinnad ei olnud nii tundlikud, kui tavaliselt mul kohe, kui mul päevad peaks hakkama, siis mul on nagu hästi tundlikud. Et praegu nagu ainult siuke natuke paistes ja nagu mitte midagi hullu ei ole. Ja ma ei teagi, see on ka tegelikult, kui ma järgi mõtlen, et mul viimaste päevad on tohutu joogijanu, ma lihtsalt nagu meelehtult joon vett. Et see on ka, aga samas ma nagu mõtlesin, et samas võib-olla olengi lihtsalt saanud oma vee joomise jälle korda, et ma olen tavaliselt väga hea veejuvi olnud, et võib-olla ma lihtsalt sain selle korda kuidagi, et olen jälle hakanud rohkem vett jooma ja keha nõuab vett. Et ühesõnaga mingid nagu suuri sümptomeid ei ole, aga nagu jah, siuke veits. Ja võib-olla see ka, et ma nagu viimased ööd, kui ma olin Eestis ka näiteks, ma nagu magasin öösel siuke mingi 7 tundi äkki ja siis märkan üles ja mul uni täiesti läinud, ma lihtsalt enam ei taha magada, ma tahan kohe tegutsema hakata ja täna oli samamoodi, märkasin üles, mul uni täiesti läinud kohe tegutsema, et nagu tavaliselt ma võiks magada mingi 10 tundi, 11 tundi, isegi 12 tundi, aga praegu lihtsalt nagu mingi kohe tegutsema, kohe mingi täiega nagu siuke tahe nagu, või mitte tahe, aga kohe siukene nagu tung asju teha, siuke hästi huvitav. Vot, aga ma praegu rohkem ei jutustasin. Ma lihtsalt nii õnnelik tegelikult, aga ma lihtsalt nii õnnelik. Ma tahaks nii väga Põgaspäri läheb igatahes, ma lähen nüüd Hiinakasse, nagu ma ütlesin. Ja ma lähen ostan kõik ära, mis on vaja. Appi kui haige. Okei, selle Hiinakasse ei olnud üldse laste asju, nagu mitte midagi ei olnud, mida võtta. Aga lähme vaatame järgimisesse Hiinakasse. Seal ma tean on riideid ka, aga ma ei ole kindla, kes see laste asju on. Ja lähme vaatame, ma liiga kaua ei saa ka ära olla, muidu kas pole juba mingi kaua saad ära. Ja et midagi kahtlustama hakkas, peab olema üllatus. Ja ma arvan, see on üks suuremaid üllatusi, mida ma talle teinud olen. Mulle tundub, et siin ka ei ole midagi. Nagu ei tundu väga midagi olevat. Nagu siin on ainukesed mingid siuksed laste asjad. Aga ma ei tea, ma ei hakka midagi siukest ka viima. Nagu mida ma viin appikene, see on juba raskem missioon. Nii, ma jõudsin nüüd 3. poodi, siin on täitsa palju väikseid asju, nii et vaatame midagi siit. See peab sooneutraalne ei olema, nii et appikene, ma ei tea, äkki mingid sokid või? See oleks nii cute. Nii, ma ostsin sealt poest siis ühe siukse nunnu organic podi ja see nagu on siuke sooneutraalne ka. Ja siis ühe siukse jõulukotikese. Mõtlesin korraks, et äkki ma võtan sokid ka, aga siis mõtlesin, et tegelikult ei ole vaja. Las olla praegu nii ja nunnu. Issad juba ma nii elevalt ei kütta ette ka. Aga nii imelik oli neid asju osta, sest et nagu see on nii veider. Nagu see on nii veider mõelda. Et nagu samas sa ootad seda nii kaua, aga siis kui see nagu juhtub,
siis kuna mingit ju kõhtu ja mingit nagu otseselt mingit tunnet ka ei ole, siis nagu see on nagu siuke tunne, et kas ma ikka olen nagu siuke nagu tunne nagu ei olekski rase, vaata mõtled enda jaoks lihtsalt välja seda, kuigi mingi 3 testi järjest kõik näitavad kohe tribun, aga ikkagi siuke mingi tunne nagu ei oleks, et nii veider, nagu see aeg ongi käes, see on nii haige. Ma üritan nagu mitte stressata, ma olen lihtsalt nii õnnelik ja ma nagu stressan õnnelikkusest. Aga ma üritan mitte stressata, mitte rahulik olla, aga oh my god, nii naljakas, et ma Kasparile selle kingi annan, ta ei oska seda üldse oodata. Okei, davai. Nii, ma ütlen kohe ära, et selle vlogi algus siin kõik on teroga filmitud, sest mul on lihtsalt palju lihtsam neid nagu asju, mõtteid talletada, kui see kaameras ja siis ma alles mingi 2 kuu pärast otsin need videod kuskilt üles. Igatahes ma sain Kasparile öeldud. Praegu on siis sama päeva õhtu. Kasparile on öeldud ja oh my god. Ma võtan podi alla. Nagu esiteks. Kui nunnu lihtsalt, kui nunnu. Appikene. Aga tõesti, mul on tegelikult veits kahju, et ma ei filminud või tegelikult väga kahju, et ma ei filminud Kaspari reaktsiooni, sest ma sain hiljem aru, et tal tegelikult ei oleks nagu midagi seal vastu, et ma oleksin filminud, aga see tundus kuidagi nii nagu isiklik asi esiteks ja ma ei oleks tahtnud ka, et ta oleks nagu aru saanud, et ma filmin sellel hetkel, sest võib-olla siis ei oleks need emotsioonid nagu nii tõelised olnud. Aga põhimõtteliselt ma seletan teile, kuidas see kõik käis. Ma tulin siis tuppa, ma mõtlesin, et ma saan kohe Kasparile selle üle anda ja siis saab nagu teada. Ja siis ta mingi paneb seal rõdul pesu kuivama, siis ma mõtlesin, et ma ootan ära. Ma ei hakka tal rõdule minema sinna. Siis ta tuleb tuppa mitu mingit lina juba käes ja siis tahab neid linasid riputada siia nagu uste külge rippuma, kuivama selle pärast, et õues pesurist sai otsa. Siis mulle tuli kingitus, ta oli mingi, et oota korra, et ma praegu ei saa, vaata, ma toimetan. Ja siis ta läks, ta mõtles, et mis varajane jõulukink, et täna on 10. detsember, mis asja ma tule kingin vastu. Ja siis ta läks reaalselt tolmukaga rõdu koristama ja mina siin samas diivanil samal ajal istun see pakika käest, mingi värisen nagu haavalehekene lihtsalt. Ja siis ta tuleb tuppa, ma mingi teen nägu nagu mitte midagi ei oleks, vaata. Ise peab mingi puhas, rahus olema. Ja siis annan talle selle kingituse ja siis ta lihtsalt teeb selle lahti ja siis ta vaatab nagu, mis asi see veel on. Siis ta küsis, et kas see on pränk, sest ta alguses vaatas. Ta ütles, et ta vaatas sinna koti sisse ja siis ta vaatas seda värvi, ta vaatas kohe, et see on mingi naiste värk. Kuigi nagu see on tegelikult sooneutraalne täiesti, ma ei tea, ta vaatas, see on naiste värk. Ta vaatas, et ma ostsin nagu mingi iseenda särgi talle. Mingi nabapluusi nagu. Siis ta võitis selle välja ja siis ta oli nagu, kas see on pränk? Ja siis ma olin nagu, ei ole pränk. Siis ma võtsin testid välja ja siis ma näitasin talle neid. Siis ta oli mingi, oh my god, mida sa ajad päriselt ka, siis ma mingi täiega värisen lihtsalt. Ja reaalselt see vist mul nagu kõige lemmikum hetk meil koos. Mõlemad hakkasime täiega nutma nagu. Lihtsalt täiega õnnepisarad tulevad nagu nii, oh my god, see oli lihtsalt. See oli nii ilus hetk ja nagu nii, nagu kui ma mõtlen sellest, võib-olla ongi hea, et ma ei filminud, sest see ongi nagu siuke hetk, mis jääbki nagu meile endale ainult nagu mälestustesse. See mul oli nagu esiteks siuke kergendus, et ma sain talle öelda. Ja teiseks nagu see oli lihtsalt nii uskumatu, see on mulle ka, see on mulle ikka veel kohale jõudnud. Ja me lihtsalt nagu mõlemad lihtsalt nutsime ja olime mingi, oh my god, mis asja vaata. Et see oli lihtsalt nagu, see oli nii ilus hetk ja kusjuures nagu huvitav on see, et ma eile just ütlesin ju Kasparile ka, et ma teen 2 päeva hiljaks, siis oli nii aastane tavakas ja siis mina jäin nagu mõtlema, et
ta nõudselt nagu mõtleb sellest veel mingi täna, et vaatab, et on kahtlane, et ma mingi jalutan liiga pikalt ja kõike seda, onju. Aga ta ei mõelnud üldse sellest, nagu ta ei mõelnud üldse, sest et nagu tema jaoks peas oligi see, et nagu mul on enne ka hiljaks jäänud, onju, et nagu see ei tähenda nagu midagi põhimõtteliselt, onju. Ja siis ta nagu ei jäänud sellele üldse mõtlema ja siis ma andsin talle selle. Ja siis ta lihtsalt käis ka mingi vaatas seda, võttis mitu korda välja, oli mingi what the hell. kui nunnu lihtsalt. Et ja me oleme lihtsalt mega õnnelikud ja see on nagu uskumatus meie jaoks nagu mega suur jõulukingitus. Nii suur unistus, minu unistus on see nii suur olnud. Ma olen reaalselt tahtnud emaks saada võib-olla juba mingi 10-aastasest peale. Et see on nii suur unistus, ma olen lihtsalt nagu nii tänulik. Ühesõnaga, nagu mega ilus päev on täna olnud. Ja me lihtsalt terve päev nagu mingi lähme jalutama, siis räägime sellest, et nagu uskumatu ikka jõua kohale. Nii imelik mõelda kõike, siis räägime ka, et nagu kuidas meie pereliikmed küll reageerivad, et nagu ilmselgelt kõik on nagu mega õnnelikud, aga lihtsalt nagu, et kui ootamatusi kõige jaoks on, ma kujutan ette. Me olemegi Kaspariga sellist, et me teemegi ootamatuid asju. Et me nagu kuidagi me nagu otsustame, et me tahame midagi teha ja me kunagi ei räägi sellest aga kellelegi ja siis, kui see nagu käes on, siis me alles räägime. Ja igast asjad tulevad alati inimeste jaoks ootamatult. Ühesõnaga, nüüd me peame seda saladust mingi aeg hoidma. See nagu, ma kujutan ette, et kui ma Eestisse lähen, siis see on mega raske seda hoida ja ma väga loodan, et mul paha ei hakka olla, sest siis on seda eriti raske hoida. Aga samas see on nagu nii nagu armas asi, mida lihtsalt nagu meie vahel hoida, lihtsalt nagu meie väike saladus. Huvitav on see, et eile, kui ma käisin Stockholmi lennujaamas, siis ma käisin sellest poes. See oli hästi palju laste asju. Ja siis ma vaatasin neid ja mul tekkis nii suur tung, et ma tahaksin neid mingi ühe laste asja sealt osta. Nagu lihtsalt seesmine nii suur tung. Ja ma ei ostnud, onju. Aga lihtsalt see tung oli nii tugev ja siis ma olin ka korraks mingi, et kas ma olen rase, aga siis ma olen nii harjunud, et ma saan negatiivseid teste ja ma olen nii harjunud sellega, et nagu ma kujutan endale ette nagu mingisuguseid sümptomeid. Ma kujutan endale ette, et nüüd päevad jõud hiljaks ja siis nad kohe juba mingi järgmine minut juba hakkavad, onju. Ma olen lihtsalt nii harjunud sellega. Ma olin seekord ka nii valmis, et mu päevad kohe hakkavad. Seda õige. Praegu ilmselgelt veel nagu mitte mingi kõhtu ei ole selles suhtes. Täitsa tavakas. Aga ma nagu veits tunnen siuke bloated, natukene ainult. Ja ma tõmbasin juba esimesi rasedusäppi alla ja vaatasime täna sealt, et see on siis see väike beebi on siis hetkel chia seemne suurune, et saate aru, kui väike või. Siis me vaatasime koos sealt äpist ka, et nagu nädalate kaupa, kui palju ta nagu kasvab ja siis seda mingi 3D pilti, et milline ta nagu umbes on nädalate lõikes ja äge lihtsalt. Ja teate, mis veel on või? Eile ma olin Stockholmi lennukil Alicantesse. Siis mu kõrval mingi paarikene jõi veini. Ja kes teab mind, siis ma ei joo üldse väga alkoholi. Ma tõesti, ma joon nagu üli vähe, et selles mõttes on hästi, et nagu sellega on mul lihtne varjata inimeste eest seda rasendust. Aga siis nad jõid seal veini, ma just nagu nii hea veinileht, nagu ma tahaks nii väga veini praegu. Mul ei ole kunagi jõud, et ma tahaks nii väga veini. Siis ma mingi, oh my god, võib-olla ma lähen koju ja ostan. Aga siis mul oli ikkagi see, et samas mul päevad hiljaks jäänud praegu, ma ikkagi ei julge. Ma teen hommikul testi ära, kui see on negatiivne, siis ma täna võtan. Aga 3 positiivset testi, saad sa siit nii aru, 3 positiivset. Nii loodan, et kõik läheb hästi. On ju? Täna rääkisime ka Kaspariga, et huvitagi, et meil siis tuleb poiss või tüdruk. Minul on kogu siuke tunne on sees, et tüdruk tuleb, aga samas Marilyn Kerro kunagi ennustas, et meil sünnib esimesena poiss. Kaspar arvab ka midagi pärast, et tüdruk, samas ta arvab ka, et poiss. Mu kolmandat tüdruk ei ole, et ma ei tea.
aga also väga hea pood, kus ma käisin täna ja selle podi sain. Selle nimi on Seeman ja reaalselt see podi maksis 3 midagi ja see on cotton organic nagu ja see on mega hea, see on siit alt nende trukkidega, vaata, saad siit alt lahti teha või see on nii armas ja siis saad siit külje peal ka lahti teha. Aga mida hinda, organic, mega ilus ka veel. Ja teada, mul oli lihtsalt nii hea meel, et ma käisin ja ostsin need asjad ja üllatasin Kasparit niimoodi. Ma küsisin ka talt, et nagu ma ise mõtlesin, et kas ma nagu ütlen talle lihtsalt, et ma nii väga tahaks nagu öelda või ma lähen ja ostan midagi. Ja ma olin nagu terve elu mõelnud, et ma ikkagist nagu tahan talle osta midagi, kui ma teada saan teha nagu üks surprise'i. Ja siis ta ütles ka, et nagu see on üli hea, et ma nagu siukse üllatuse talle tegin, et talle just nagu see meeldiski ja see nagu nii nagu jah, eriline viis, kuidas teada saada. Et see nagu, ta ütleski, et nii tulebki teha, nii ongi palju ägedam, nii et naised, kes te kunagi rasedaks jääte, siis tehke oma meestele siuke üllatus, et lihtsalt nagu tehke neile kingitus. Ja ma ütlen nagu Kaspar on näas, ma arvan nagu palju rohkem minust täna vaadanud seda podi, lihtsalt võtnud kätte no mingi nagu vaata kui väike vaata. Ja see on 1 kuni 2 kuu nagu vanusele, nii et ma ei tea, see on nii väike, aga samas nagu 1 kuni 2 kuud, nagu ta peaks olema veel väiksem, kui ta sünnib, see on tal ilmselt suur alguses. Ta on nagu nii veider mõelda, see on 56 suurus. Nii haige, need on meie viimased jõulud kahekesi, see on meie viimane aastavahetus kahekesi. Nagu ma olen nii valmis lihtsalt, nagu ongi aeg, kui me saame lapse, siis Kaspar on 30, peaaegu 31 ja mina olen kas just saan 25, sest et laps peaks sündima äpi arvutuste järgi 19. august, aga me kõik teame, et nagu võib tulla varem, võib tulla hiljem, on ju. Aga nagu põhimõtteliselt ma olen 25 aastane, kui me saame nagu lapse, ehk siis tema on 30, mina on 25, peaaegu 31 on ta, nii et nagu ma olen ikkagi ongi aeg juba vaata käes. Aga aitab praeguseks.